Eilne Maxi teema oli päris hea sissejuhatus tegelikult sellele, millest mina täna rääkida tahaksin. Et niimoodi, kui ma alguses tulin Saaremasse, siis ma olin siuke suhteliselt tuim kala. Ma ütleks, et otseselt tuim kala, aga siuke, et ma nagu väga kuskil vastutust ei tahtnud võtta. See kõik tundus mulle lihtsalt väga uus. Ma mõtlen, selline inimene kui Harri Saar ütles mulle kunagi väga hästi, et võib-olla sinu usk ei ole otseselt isiklik. Ja siis ma nagu vaatasin ringi ja minu elus ma nägin ka seda, et minu elus olid mingid valdkonnad. Mul olid mingid valdkonnad, mille ma olin Jumalale üle andnud, aga ka mingid valdkonnad, mis olid täiesti need, kus ma arvasin, et okei, nendes kohtades ma tahan nüüd ise teha nii, nagu minu enda süda sellest arvab või et see on nüüd see koht, kus ma tahan ise käituda mingit moodi, et need valikud tihti osutusid ka väga valeks tänu sellele, et ma tegin selle järgi, mida ma ise tahaks teha või noh, see puudutab just eriti suhete valdkonda. Ja see on ka koht, kus ma olen tegelikult tänu sellele, et ma olen nii-öelda teinud enda otsuseid, mitte neid otsuseid, mida Jumal mulle tahaks pakkuda või mis tema arvates õige on. Tänu sellele olen ma ka selles valdkonnas kõige rohkem haiget saanud võib-olla. Ja siis tuligi minu elus selline hetk, et ma lihtsalt mõtlesin, et mis nüüd saab, et tegelikult mul olid, seda võib-olla Saaremist nii-öelda väga palju näha ei olnud, aga mul olid tänu sellele, et ma tahtsin ise mingeid asju ajada ja ise, et olid ka näiteks, ma ei tea, kui palju on inimestel kogemusi sellega, kui su vanemad ei ole kristlased. Et mul olid vanematega suhted väga halvad, sellepärast et ma üritasin neile omast jõust, täiesti omast väest tõestada seda, et miks on seal hea käia. Ma nägin, et see ei anna tulemust, kui ma räägin neile, et mul on seal hea ja kuigi nad tegelikult nägid, et mus on nagu mingi osa puudu. Ja ma isegi ei osanud neile seda seletada, et mis see nüüd puudu on täpselt. Ja sa üritad neile seletada, et see on ikkagi hea ja õige koht ja siis nad näevad, kui sa tuled kell 9 õhtul kohe, mis sa käid jälle seal kirikus istumas või. Et lihtsalt niisama käid chillimas sellele, et tuled jälle koju ja meiega ei räägi umbes ja siis chillid seal mingi kell 9 ja te võite isegi arvata, mis tunne mul oli. Ma tundsin, et see on võib-olla valdkond, kus ma nagu ise ei suuda neile täpselt ära seletada neid asju. Ja siis mul oli väga raske tegelikult, sest ma teadsin, et ma tahan käia seal. Ma kuulutsin, aga ma ei suutnud neile ära seletada seda. Ja siis mingi hetk ma olin oma sõbranna juures kuskil 6 aega tagasi. Ja siis ma läks nagu temaga ka, hommik oli siuke paha, ilmselt astusin vale jalaga voodist välja, nagu öeldakse. Ja siis hakkasin koju minema. Ma kõndisin ja vihm hakkas sadama. Vihm hakkas väga kõvasti sadama. Ja ma olin põhimõtteliselt tormi käes. Ma pidin jalutama koju umbes 45-minutilise jalutuskäigu. Päris külmas vihmas, see oli selline hea kogemus. Ja siis ma hakkasin, sellel ajal, kui ma kõndisin, ma isegi ei kiirustanud. Ma hakkasin mõtlema nende asjade peale, et mis ma võib-olla ise valesti olen teinud või mida võiks ja saaks teistmoodi teha. On need asjad minu elus, et sellega meenus mulle siis kokkuvõtlikult üks kirjakoht, mis on siis õpetussõnade 16.3 ja see ütleb järgmist. Veereta oma tööd issanda peale, siis su kavatsused lähevad korda. Ehk siis ma lõpplahendusena leidsin tegelikult seda, et ükskõik palju neid valesid valikuid olen ma teinud, on see, et ma olen teinud seda kõike oma väest. Ma ei ole seda teinud selle väega, mis Jumal mulle anda tahab. Ja selle jalutuskäigu jooksul ma jõudsin järeldusele, võtsin vastu otsuse, et ma tahan selle kõige Jumalale edasi anda. Lihtsalt tõesti kõik valdkonnad, iga väiksemgi valdkond, mida mul oli väga raske anda just seda suhete valdkonda edasi Jumalale, aga ma tegin seda ja asjad on palju paremaks läinud. Ma olen olen enda väärtused ümber hinnanud selles osas, mida teha ja mis minust kunagi saab.
ma olen, kui enne ma olin pigem sihuke inimene, kes vaatas selle peale, et mu karjääriga oleks kõik korras ja et ma kuidagimoodi oma elus saaksin väga edukaks just selle karjääri, siis nüüd ma olen hakanud järjest rohkem märkama seda, et ma tahan kunagi üles kasvatada täisväärtuslikud kristlased, kes suudavad siin elus teha midagi väga palju elu muutvat ja tõesti, et nii minu elu kui ka minu tulevase perekonna elu näiteks seda, et Jumal on armastus ja et siin maailmas on võimalik midagi muuta läbi armastuse. Et see oleks kõik. Karistus.